see on siis ettevalmistus järgnevateks päevadeks, nii et let's. Ma ei saa öelda kogu let's go. Lähme nüüd. See kaob ära varsti. Okei, kohe on start. No tere hommikust. Turn left, then turn right. Lihtsalt, et nagu te oleksite ikka 100% kindlad, et mul rattapüksid jalas. Niimoodi. Kohe 10, ma olen vist mingi 35 kiltsa sõitnud praegu või 30. Mul 40 kilomeetrit veel Bratislavani. What is this? The brand? It's DJI. DJI, okay. Yeah. The drones. See on lihtsalt vastu tuul terve aeg. Bratislava 26 kilomeetrit. Teate, nagu nüüd vaikselt hakkab nagu kohale jõudma nagu ikka see ka, et millega ma tegelen? Sloveenia, siin ma olen! Isegi nagu mingi piiripunkti mitte midagi siin ei olegi või? Siis samas just nägin, oli mingi pikk troobikond autosid. Ma arvan, siin on mingi kohalik alkotohat, vaata. Soovitati seda kohta, aga ma ei tea, kas ma saan sinna minna. Mul on ratas väljas, see on teisel korrusel. Ma ei hakka elu sees seda üles tassima. Okei, ma jätan selle siia, ma saan mingi posti küll kinni selle panna. See on normaalne, ma tunnen, et korralik pidu hakkab. Mu Slovakis sõber soovitas mind tulla sööma haluški, mis on siis põhimõtteliselt kartuli gnocchi. Siin peal on peekon, kitsejuust, mõnus, juustune, soolane, rasvane, tekstuur on chewy ja peekonist tuleb crunch juurde. Väga aus. No nii lühikese olemine oligi siin. Mul oli graafikus, et teha soit 60, mul on 70 tehtud. Ma arvan, ma teen maks 70 veel. Vaatasin, väljas on 27 kraadi. Poole päeva peale avastasin, et peab päiksekreemi ka panema. Neist täiesti ära ei põledena. Ei reaalselt sõidan. Vaatan mingid teised lipud, ma olen Ungaris. Lihtsalt nutad suhkru järgi terve aja ja Fanta Mentos. Mus on magirarovar. No koll on nii ees, 37 kilti veel, nagu see võiks lõpule saada. No hull. Tema on Martin ja tema päästis mind tänasel õhtul. Muidu ma poleks suutnud lihtsalt üksinda täna siin lõpuni sõita. Aitäh sulle. Ja näitan Martinit ainult tagantpoolt. Siin on Rüütli tänav. See on siis Taco poistele. Olin kuskile hostelisse praegu. Esperanza. Täitsa haige, meil oli Tacos täpselt samasugune. Esperanza 28 €, parim investeering. Mul on kopp nii ees, mind ei koti enam. Ma vihkan seda ratast, ma vihkan neid teid. See kõik on nii jube, see kõik on nii raske, siin on palav, ma olen higine. See on tunne nagu mingi ookeani, see võjuks kogu aeg nägu lihtsalt nagu soole tuleb all. Ma ei viitsi enam. Jau! Läheb edasi nüüd. Paneb täiega edasi. Ma arvasin, et olukord on hullem. Ühe valiku midagi veits sitasti täna hommikul. Läksin ostsin kohvi endale. Mul sees niimoodi keerab. Läheks istuks paar minutit praegu. Tead küll. Põnapest 1-2-1! Sõita ja laulda korraga koos ei saa.
Mis nii agressiivne nendel hommikul. Kiman, täiega sõidan mööda teed. Sõidan seni, kuni mul jalad enam midagi ei tee. Sõidan Budapesti poole. Sõidan, kuhu näitab minu kompassinool. See on meie ultra protection ja ma ei keera välja siit isegi. Pean nüüd autoteel hakkama sõitma. Ja mul läheb veel 20 kiltsi otsa. Kuskil autoteesid vaja sõita. See ei tundu üldse safe. Kell on 11.11. Soovi midagi soovitud. Quadlock. Ja sellega ma siis... Ja kui ma tõmban selle niimoodi üles, siis ma saan otse pildis filmida, kui ma sõidan. Oligi mingid peekoni tükid, oli paprikapulbrist läbi tipitud ja that's it nagu. Panen suht läbi. Äkki hoiab mõnda aega, mul nina nii ära põlenud. Lappes. No nii, keegi on enda riide eseme ära kaotanud. Täitsa. Ma panen mööda tee äärt. Valisin, ma ei tea, mis settingud ma komoodist panin, aga ta juhatas ikka mind täiesti Ma arvan, et reaalselt viimase 10 kilomeetriga 300 autot must mööda sõitnud, emalt kummalt poolt nagu. See ei ole normaalne. Ja see on ikka täielik põrgu. Meie 5 sendine äär on veel kõrval. Esimene suur mäkketõus. Ei, sest et see ei saa olla, see jääb viimaseks mul ja see on täitsa nagu, no reaalselt sul on rattal mingi, ma ei tea, palju mul on 18 käiku. Sa sõidad esimese käiguga ja 4 kilti tunnis. No see oli, et viimased 45 kilomeetrit võtsid mul aega reaalselt 3,5 tundi. 3,5 tundi. See oli täielik piin, see oli jube, see oli lihtsalt jube.